Aja koridorides trivivad need kummalised saatuse keerdkäigud, mis panevad meid oma reaalsuses kahtlema. Sündmused langevad kokku kõige kummalisematel viisidel. Mustrid kujunevad ja sünge sümmeetria valitseb pimedust. Mõlemad peegeldavad universumi sünget ja väärastunud huumorit. Austraalia sisemaa on üks viimaseid kohti, kuhu keegi tahaks kaduma minna. Seda fakti võib kinnitada üks mees, 33-aastane Robert Bogutski, kes on pärit Alaskalt. Robert, kes töötas 1999 aastal tuletõrjujana, otsustas sel aastal Austraaliasse reisida. Ja olles seal, soovis ta avastada kuulsat ja väga ohtlikku Outbacki, Austraalia kuiva piirkonda, mis on aastate jooksul nõudnud paljude inimeste elusid oma halastamatu maastiku ja äärmuslike temperatuuride tõttu. Reisi ajal rendis Robert sinise jalgratta ja sõitis sellega Austraalia sisemaale seiklema. Kuid ühel hetkel eksis ta lootusetult ära. Ja mis veel hullem, keegi ei teadnud, et ta oli kadunud ning keegi ei otsinud teda. Siis ühel päeval sattus rühm turiste, kes reisis läbi Outbacki ootamatult peale sinisele jalgrattale, mis oli paremaid aegu näinud. Mõistes, et see oli vales kohas, otsustasid nad sellest võimudele teada anda, juhuks kui see kuulus kadunud inimesele. Kui politsei sündmuskohale jõudis, leidsid nad mitte ainult jalgratta, vaid ka vooditarbeid, meeste riideid ja mis kõige muret tekitavam, mitu tühja veepudelit. Nad olid ühel meelel, et see oli väga kummaline koht, kuhu keegi oleks jalgratta jätnud ning hakkasid seetõttu uurima hiljuti esitatud kadunud isikute juhtumeid. Avalikkusele kättesaadavaks tehtud videos on näha jalgratast, riidepundart ja veepudeleid, mis olid jäetud rohusele alale. Piirkonda läbi otsides leidsid uurijad jalajäljed, mis viisid jalgratast idasuunas eemale, kuid see tekitas vaid rohkem muret, sest need viisid otse suurde liivakõrbesse, kus ilma veeta ei suudaks keegi kaua ellu jääda. Pealegi, kui keegi selles kõrbes ära eksib, pole tal mingit võimalust abi leida, sest seal pole ei teid, bensiinijaamu ega isegi elanikke. Robert oli sisuliselt kõndinud kõige halvemas võimalikus suunas ja uurijad hakkasid kartma, et selleks hetkeks oli ta juba oma elu kaotanud. Sennegi poolest alustati otsinguid ja autode kolonn sõitis kõrbe, vähese lootusega Robertit elusalt leida. Nad järgnesid jälgedele nii hästi kui suutsid, kasutades selleks 3 väga kogenud jäljekütti abi. 3 jäljekütti olid kindlad, et nad viivad läbi pigem surnukeha otsinguoperatsiooni kui otsingut ja mitmel ööl telkisid nad koos teiste otsijatega Austraalia tagamaal tähtede all. Pärast 3 päeva kestud otsinguid selgus, et mahajäetud riiete seest leiti hotelli kviitung, mis kuulus Robertile, kes oli selleks ajaks Austraalias olnud juba 8 kuud. Tema perega võeti ühendust ja nad avaldasid, et Robert oli plaaninud veeta kõrbes 6 nädalat, püüdes seda ületada. Otsinguid toetasid helikopterid, lennukid, sõjaväelased ja vabatahtlikud, kuid lõpuks need lõpetati, kuna eeldati, et Robert on surnud. Ameerika otsingumeeskond viis läbi täiendava otsingu, mille käigus leiti Edgar Rangesis veel Roberti riideid, tema piibel, presendikangas ja immuniseerimisdokumendid. Seejärel sattusid nad platoole, kus oli sõna abi kirjutatud ning märkasid põhjasuunas osutavat noolt. Seda vihjet järgides leiti Robert vaid mõne minuti pärast. Ta oli dehüdreeritud, uimane ja teadvuse kaotamise äärel, kuid pärast ravi sai ta täielikult terveks ning naasis oma pere juurde pärast 43 päeva karmil Austraalia tagamaal. Kujuta ette, et sa planeerid hoolikalt ja sead üles keeruka süsteemi atentaadi toimepanekuks, kuid kogu plaan läheb luhta, sest sihtmärk otsustab juhuslikult oma plaane muuta. Just sama pettumus jäi 1939 aastal George Elseri hingele. Elser oli 36-aastane tisler, kes elas ühes väikeses Lõuna-Saksamaa linnas ega kuulunud ühtegi kommunistlikku rühmitusse ega olnud ka eriti poliitiline. Asjaloolaste väitel oli Elseril sügav õiglustunne. Kui Saksa diktaator võimule tuli ja Saksamaal vallandus kaos, hakkas mõrvar tegema väikeseid vastuhaku žeste. Need avaldusid näiteks selles, et ta keeldus kuulamast diktaatori kõnesid. 1930-ndate lõpuks oli tema mure sõja poole liikumise pärast saavutanud haripunkti ja ta otsustas, et midagi tuleb ette võtta.
Eltser asus tööle lõhkeseadeldise kallal, mida ta kavatses kasutada selle mehe tapmiseks, keda ta pidas vihkavaks, halastamatuks ja jõhkraks türanniks. Eltser pidi samuti muutma oma vastupanu taktikat ja hakkama raadiosaateid kuulama, kuid ainult selleks, et teada saada oma sihtmärgi järgmine samm. Ta sai teada, et diktaator kavatses pidada oma iga-aastase kõne 8. novembril 1939 Müncheni õllekeldris. Üritus pidi mälestama neid varajasti raskusi, millega jõud 1920-ndatel silmitsi seisid. Juht kasutaks seda võimalust ka oma vaenlaste üle pilkamiseks ja sõja alguse üle uhkustamiseks. Nädalal enne seda sündmust tegi mõrvar oma käigu. Ta pani oma lõhkeseadeldise saali kokku ja paigaldas selle salaja, ilma et keegi oleks märganud. Sündmuse päev saabus ja taimeri tiksumist summutas selle korgist ümbris, võimaldades sellel märkamatult jääda, kui juht võttis poodiumil oma koha sisse. Kõrgeima auastmega ametnikud tema selja taga ja ustav publik ees olid täiesti teadmatuses kurjakuulutavast seadmest, mis oli lähedal peidus. Diktaator alustas oma kõne tavaliselt igal aastal samal ajal, kuid seekord soovis ta kiiresti Berliini tagasi pöörduda. Ta soovis kohtuda oma sõjaplaneerijatega, kuna teine maailmasõda oli alles algusjärgus. Kõne algas tavapäraselt, kuid juht katkestas selle ootamatult ja lahkus tervelt 13 minutit varem. Muidugi palgamõrvarid ei teadnud seda veel. 13 minutit hiljem, kui saal ja tänavad olid endiselt rahvast täis, plahvatas lõhkekeha. 8 inimest kaotasid elu, kuid nende seas ei olnud ühtegi sõjajuhti. 2014 aastal kadus 30-aastane Shannon Lee Fraser pärast tüli oma kihlatu Heath Cassidyga Golden Hole Swimming Spotis Queenslandis, Austraalias. Jalutades ümbritsevas metsas, mis on tuntud ohtlike loomade nagu krokodillid ja maod poolest, tormas Shannon minema. Heath otsis teda 3 tundi, enne kui naasis grupi juurde ja kutsus politsei. Otsingud käivitati kohe, kuid keeruline maastik raskendas jõupingutusi. Pärast 800 tundi ja üle 15 päeva kestnud otsinguid lõpetati need ning eeldati, et Shannon oli surnud, kas metsloomarünnaku või ilmastiku meelevalla tõttu. Ainult päev hiljem nägi banaanifarmer Brad Finch, kuidas Shannon ilmus metsast ujumiskoha lähedal. Ta oli tugevalt päikesepõletusega, kuid kergendunud. Võimud viisid ta Innisfilli haiglasse. Shannon olevat ellu jäänud, juues vett, püüdes kala ja aeg-ajalt süües putukaid, mille tulemusena kaotas ta 17 kilogrammi. Tal tekkis dehüdratsioon ning villis ja pindudega jalad. Ta ütles, et mõte oma lastest hoidis teda elus. Ühel hetkel sundis sugev päikesepõletus teda 3 päeva joes lamama, et nahka rahustada. Kui politsei kahtlustas alguses, et see kõik võis olla pettus, loobusid nad võimalikest süüdistustest, nähes, millises halvas seisus ta leiti. Jefferson Davis, sündinud Christiani maakonnas Kentuckis, oli Ameerika Konföderatsiooni president kogu selle eksisteerimise ajal Ameerika kodusõjas, mis algas 1861 aastal ja kestis 4 aastat. Jeffersoni presidendiaega iseloomustasid vastuolulised otsused, tähtsad sündmused, kuid seda varjutas ka üks kokkusattumus, mis näis teda kõikjal saatvat, üsna otseses mõttes. See oli 1862 aastal, kui ta otsustas asuda teekonnale läbi konföderatsiooni, külastades mitmeid komandopunkte. Tema reis viis ta Virginiasse, Tennesseesse ja Mississippisse. Väidetavalt külastas Davis detsembri alguses Fredericksburgi, Virginias ning lahkus mõne päeva pärast Tennessee poole. Pärast tema lahkumist piirkonnast puhkes Fredericksburgi lahing, mis kestis mitu päeva ning sai kodusõja suurimaks ja ohvrite rohkeimaks lahinguks. Selles lahingus hukkus peaaegu 200 000 võitlejat, mis oli suurim inimkaotus kogu kodusõja jooksul. Konföderatsiooni pool võitis lahingu, samal ajal kui liidu armee kaotas üle 12 500 mehe. Kui inimesed kaotasid siin 4 päeva jooksul oma elu, oli Davis hoopis Murfreesboro's, Tennessee osariigis, kus ta külastas seal paiknevaid vägesid. Ta saabus Murfreesboro'sse 12 detsembril ja lahkus mõne päeva pärast taas, et suunduda järgmisesse sihtkohta Mississippis. Vähem kui 3 nädalat hiljem algas suur lahing, mida tuntakse kui Stones Riveri lahingut ehk Murfreesboro teist lahingut. See algas 31 detsembri ja kestis kuni 1863 aasta jaanuari alguseni. See konflikt oli verine ja seekord võitis liidu pool.
võit tõstis põhjaosa moraali ja andis föderaalidele kontrolli Kesk-Tennessee üle. Ameerika kodusõja aja suuremate lahingute seas oli Stones Riveri lahingus mõlemal poolel kõige suurem protsent kaotusi. Mai keskpaigas sündus Davis Richmondi, kus ta arutas konföderatsiooni kaitset Robert E. Lee ja James Longstreetiga. Nende vestluste ajal väljendas Davis muret Vicksburgi pärast ning arutas, kas nad peaksid püüdma selles piirkonnas pingeid ja survet leevendada või koondama oma jõud mujale. Vaid 3 päeva pärast selle mure arutamist, 18. mail 1863, algas Vicksburgi piiramine. See paiknes strateegiliselt Mississippi jõe ääres, muutes selle mõlema poole jaoks ülioluliseks võiduks. Piiramine kestis hirmuäratavad 47 päeva, kuni lõpuks konföderatsiooni väed alistusid. See tähistas murrangut liidu armee jaoks. Davis avaldas hiljem oma üllatust ja nördimust selle kaotuse üle. Oli ka kummaliselt kokkusattumuslik, et ta väljendas oma muret Vicksburgi pärast ja arutas vägede saatmist sinna piirkonda, mida ta lõpuks siiski ei teinud. Ning selle tulemusena said liidu väed seal olnud konföderatsiooni sõduritest jagu. Tema lahkumiste ajastust nendest piirkondadest ja sellele järgnenud kokkupõrked on konföderatsiooni sõja ajaloos sageli märgitud eriti olulisena ning kõik need järgnesid samale sünkroniseeritud kokkusattumuste mustrile. Võib vaid ette kujutada, mida tunneb kadunud inimese perekond, kui neile öeldakse, et nende lähedane oli tõenäoliselt sarimõrvari ohver. Just nii juhtus ka juhtumis, mis puudutas Richard Huptonit, 21-aastast meest, kes kadus New Yorgist 1972 aastal. Richard oli tuntud selle poolest, et rändas linnast linna, kuna elas nomaadi elu, kuid ta suutis alati oma perega ühendust hoida, et anda teada, kus ta viibib ja millised on tema plaanid. 1972 aastal andis ta oma sõpradele ja perele teada, et reisib New Yorgist Californiasse ning nad eeldasid, et ta võtab nendega ühendust, kui on kohale jõudnud. Kuid päevadest said lõpuks kuud, ilma et Richardist oleks midagi kuulda olnud ja tema pere otsustas ta kaduluks kuulutada. Uurijad tegid kõik endast oleneva, et teda üles leida ja avalikustasid tema juhtumi üksikasjad 2 linna vahelises piirkonnas. Kuid keegi ei andnud teada, et oleks teda näinud. Ja kui rohkem teavet ei õnnestunud leida, hakkasid kõik asjaosalised halvimat kartma. Sel ajal tegutses Californias tuntud sarimõrvar John Wayne Gacy, kes pani enamik oma kuritegusid toime oma majas Norwood Parki vallas. Eeldati, et Richard oli sellest piirkonnast läbi reisinud ning seetõttu arvati, et tema ja Gacy teed ristusid ning Gacy võttis temalt elu. See teooria tundus sobivat, kuna Richard töötas sageli ehitustöödel ning Gacy tegutsemisviisiks oli sageli palgata töövõtjaid oma majas tööd tegema, pärast mida nad kadusid, olles tema poolt rünnatud. Hiljem tuli päevavalgene, et ta lõpetas sel viisil vähemalt 30 mehe elu, seega polnud sugugi üllatav eeldada, et Richard oli üks tema ohvritest. Kuna juhtumis enam edusamme ei tehtud, oli Richardi perekond üha kindlam, et see teooria on õige. Aga tema õde Edith keeldus lootust kaotamast, et ta ühel päeval leitakse. Ta oli kindel, et ta on endiselt elus ega lakanud teda kunagi otsimast. Ühel hetkel 1990-ndatel kirjutas ta umbes 400 postkaarti ja saatis need kõigile Ameerika Ühendriikides, kelle nimi oli sarnane Richardsile. See ei toonud kaasa uusi vihjeid ja Richardi saatus jäi endiselt teadmata. Siis 2011 aastal teatas Cooki maakonna šerifi büroo, et nad jätkavad uurimist Gacy kuritegude osas ning pliiavad tuvastada 8 inimest, kelle elu ta oli lõpetanud. Edith vastas kiiresti ja selgitas uurijatele Richardi juhtumid. Ta andis neile oma DNA proovi ja kui seda võrreldi 8 tuvastamata ohvriga, leiti, et see kattus, mis tähendas, et Richard polnudki Gacy ohver. Šerifi büroo otsustas aidata Richardsi perekonda tema otsingutel, et nad saaksid pärast kõiki neid aastaid, mil ta oli kadunud, mingigi rahu. Nende otsingud viisid nad lõpuks Montana maapiirkonda ja kõigi üllatuseks leiti Richard sealt üles. Tal polnud aimugi, et ta oli kaduluks kuulutatud, kuid öeldi, et ta oli väga rõõmus, et tema perekond jätkas tema otsimist, hoolimata sellest, et ta polnud nendega ühendust võtnud ega kinnitanud, et ta on elus ja terve. Enne kui lotomängud kogu maailmas seadustati, olid Ameerika Ühendriikide kodanikud sunnitud tegelema ebaseadusliku hasartmänguga. Üks selline raha neelav hasartmäng oli numbrimäng.
Mängijad olid enamasti madala sissetulekuga inimesed, kes olid innukad ja meeleheitel, et võita suur summa raha, kulutades selleks omaenda raha. Numbrimängus pidi mängija panustama alla $1 ja valima omaenda kolmekohalise numbri, kasutades numbreid 0-9. Mängu võidunumbrid loositi allikast, mida korraldajad ei kontrollinud, tagades sellega ausa mängu. Jackpoti võitmise šansid on 999 ühele. Võitjale makstakse 541 ning panuse vastu võtnud vahendaja saab 60 ühikut. Panustajad veenab mõte, et 10-sendine risk võib tuua $54 tulu. Ebaseadusliku numbrimängu korraldajad kulutavad suure osa panustatud rahast ka politsei äraostmiseks, et end arreteerimise eest kaitsta. See oli 17. septembri 1958. aasta, kui Manhattani numbrimängus panustasid paljud mängijad samale numbrile. See number oli 932. Kui korraldajad teatasid võidunumbrid, olid paljud šokeeritud, kui selgus, et just see täpne number tuli välja. Selle tulemusena võitsid tuhanded inimesed ja korraldajad pidid igale neist maksma. Põhjus, miks nii paljud inimesed selle numbri valisid, oli see, et see oli tol ajal sageli ajalehtedes ilmunud ja traagilisel põhjusel. See oli 2 päeva enne numbripanuste esitamist, kui New Jersey ajaloo üks traagilisemaid rongiõnnetusi aset leidis. 15. septembri 1958 sõitis diiselmootoriga pendelrong Central Railroadi raudtee. See oli lahkunud Bay Harry'st ja suundus Jersey Citysse. Sinna jõudmiseks pidid rongid ületama 4-rajalise Newark Bay tõstesilla. Just selles marsruudipunktis toimus katastroof. Ületades 1,5 miili pikkust raudteelõiku, pidi rong aeglustama kiirusele 22 miili tunnis, kuid see liikus 2 korda kiiremini. Seda juba niigi närvesöövat olukorda raskendas veelgi asjaolu, millest reisijad ei teadnud midagi. Tõstesild, mille nad asusid, oli osaliselt avatud, et lasta all läbi süvenduspargas. Signaalid süüdati liiga aeglaselt ja katsed rongi peatada olid asjatud. Kiiresti liikuv rong kirutas mööda 3 signaalmärgist ja tabas rööbastelt maha viivat seadet, mis pidi olema viimane ohutusmeede, mis takistaks rongil lahte kukkumast. Kahjuks ebaõnnestus ka see automaatne seade ning 2 vedurid kukkusid 12 meetri sügavusele sugasesse vette, millele järgnesid peagi 2 vagunit. Vagunid vajusid põhja ja rööbaste serval rippus 3. vagun, number 932. 2 tundi hiljem kukkus see vette. Nende 2 tunni jooksul oli meedia piirkonna üle ujutanud ja pildistanud vrakki, kus rööbastent rippus külili vagun numbriga 932 kõrgudes tumedate vete kohal. Järgmisel päeval ilmusid need pildid Jersey Journali, Daily Newsi ja Associated Pressi väljaannetes ning 2 päeva hiljem ka numbrimängus. See sünge vaatepilt ja kühedust tekitavad numbrid sai panustajate jaoks õnnelikuks juhuseks. 1987 aasta aprillis kadus Hiinas Mayangi maakonnas Shi Xiaorong ootamatult. Kohalik lihunik Teng Tang Qingxiao võeti ülekuulamisele ning politsei muutus kahtlustavaks, kui ta ei suutnud tema kadumist seletada. Kuigi tõendeid polnud, kahtlustasid uurijad, et Tang oli juhtumiga seotud. Nende teooria sai tuge, kui lähedal asuvast jõest leiti tuvastamata naise säilmed. Politsei eeldas kohe, et säilmed kuulusid Shile. Ja dokumentides selgub, et nad tuvastasid need kindlasti just nii. Tang arreteeriti, ta kinnitas oma süütust ja eitas, et oleks Shi'd kunagi tundnud. Kuid politsei väitis, et Tang ja Shi olid jõe ääres intiimsed ning Tang tappis ta pärast seda, kui naine tema raha varastas. Nad olid veendunud, et just Tang tükeldas surnukeha, väites, et see tegu oli tehtud professionaali, näiteks lihuniku poolt. Tang mõisteti süüdi ja talle määrati surmanuhtlus pärast seda, kui ta sunniti üles tunnistama. See on maal Hiinas tavaline probleem. Ta hukati 1989 aastal. Juhtum loeti lõpetatuks kuni 2005 aasta augustini, mil saabus šokeeriv uudis, et Shi oli arreteeritud narkosüüdistustega. Ilus? Ta selgitas, et ta rööviti päeval, mil ta kadus ning viidi Shandongi provintsi, kus ta sunniti abielluma. Ta kinnitas, et tema ja Tang olid võõrad. Tang hukati ebaõiglaselt kuriteo eest, mida ta ei sooritanud, kuigi pole teada, kas tema süüdimõistmine tühistati pärast tema surma.
Rutherford B. Hayes, Ameerika Ühendriikide 19. president, oli see isik, kes lõpetas kodusõja järgse rekonstrueerimise lõunaosariikides. Ta püüdis kehtestada uusi aususe standardeid pärast 8 aastat kestnud korruptsiooni DC-s. Hayes oleks ainus president, kes sai ametisse erakordse komisjoni otsusega, kuhu kuulusid seadusandjad ja kõrgema kohtu kohtunikud, kes valiti teadlikult valimistulemuste vaidluste lahendamiseks. Hayes teenis aastatel 1877–1881. 16 aastat pärast Hayesi viimast ametiaastat sai William McKinleyst Ameerika Ühendriikide 25. president. Tema juhtimisel läksid USA sõtta Hispaaniaga. Ta tuli võimule 1897 aastal ja juba aasta hiljem omandas ta ülemaailmse impeeriumi, kuhu kuulusid Puerto Rico, Guam ja Filipiinid. Tema ametiaeg kestis kuni 1901 aastani. Põhjus, miks teid 2 väga erinevat presidenti, keda lahutab peaaegu 20 aastat, koos mainitakse, on see, et nende lugu ulatub palju kaugemale, kui me kunagi oleksime osanud arvata. See oleks 19. president Hayes ja 25. president McKinley, kelle seos ulatub tagasi aega, mil kodusõda oli just alanud. Nad sentisid samas liidu armee rügemendis ja jäid kokku nagu lahutamatud varjud. Üks järgnes teisele ka ametisse. Hayes alustas oma kodusõja karjääri 23. Ohio vabatahtlike jalaväe rügemendis ohvitserina. Ei läinud kaua, kuni ta sai kindralikoha, pärast mida veetis ta suure osa ajast Virginia lääneosas. Seal sai ta vähemalt 4 korda haavata. Kui Hayes järgis 341 meest rügemendis, oli nende seas ka reamees, kes osutus William McKinleyks. Kuigi ta oli vaid üks sadade seas, pärvis McKinley Hayesi tähelepanu, kuna ta tõestas end lahinguväljal korduvalt. Üks märkimisväärne hetk leidis aset Antietam'i lahingus. Kui uudis tema vaprusest jõudis kindralini, tegi viimane ettepaneku edutada McKinley nooremleitnandiks. Kõrgemad ametnikud tegidki nii ning seejärel teenis ta Hayesi staabis. Sõja lõpuks oli McKinley tõusnud auastmetes ning tema vapruse ja silmapaistva teenistuse eest oli ta nimetatud aukraadiga majoriks. Pärast teenimist Hayesi alluvuses pidas Major teda oma mentoriks ning Hayes nägi temas oma protegeed. Sellest kasvas välja eluaegne poliitiline ja isiklik liit, hoolimata aeg-ajalt esinenud erimeelsustest. Väga kummaline juhtum leidis aset Gruusias 2007. aastal. Ja see hõlmas karjust nimega Lasha Tšupikashvili, kes kadus kahtlastel asjaoludel. Selle aasta täpsustamata kuupäeval hoolitses Lasha lambakarja eest, kui teda ründas teadmata põhjustel mees nimega Aleksei Bakutov. Arvatakse, et mehed sattusid vaidlusse, mis eskaleerus ja mingil hetkel haaras Aleksei suure puuoksa, millega ta ründas Lashat, lüües teda sellega pähe. Kui ta ei võtnud pärast rünnakut mitu päeva ühendust ühegi tuttavaga, arvati, et ta on kadunud ning politsei alustas juhtumi uurimist. Kui uurijad ja otsijad ei suutnud teda leida, arvati, et Aleksei oli ta tapnud ning ta arreteeriti. Jutumi kvalifikatsiooni muudeti hiljem raskemaks, kuna usuti, et Aleksei oli kuriteo eelnevalt planeerinud ja oli pärast Lasha elu lõpetamist tema jäänustest vabanenud. Kummalisel kombel ei toimunud ametlikku kohtuistungit, kuid prokurör palus Gruusia ringkonnakohtul ta kohe süüdi mõista. Loomulikult polnud võimalik teada, kas Lasha elu oli lõpetatud või oli ta lihtsalt kadunud, kuna tema jäänuseid polnud leitud. Nii ei saanud Aleksei isegi siis oma süütust kinnitada, kui ta oleks tahtnud. Asja tegi veel hullemaks see, et kohtule öeldi, et ta üritas politsei eest varjata fakti, et ta oli Lasha elu lõpetanud. Ja pärast seda, kui ta süüdi mõisteti, määrati talle 6-aastane vanglakaristus, mis tundub kellegi elu lõpetamise eest üsna leebe karistus, eriti kui see kuritegu oli ette planeeritud. Kuid siiski polnud Alekseil muud valikut, kui minna vanglasse, teadmata, mis Lashaga tegelikult juhtus. Kuid 0 kuud pärast rünnakut teatati võimudele, et Lasha oli oma kodukülas kodus ja ta oli kogu selle aja seal olnud, elus ja terve. See oleks pidanud olema juhtumi lõpp, kuid võimudel olid teised plaanid. Nad arreteerisid veel 3 inimest pärast seda, kui süüdistasid neid Aleksei aitamises Lasha säilmete peitmises. Alguses keeldusid nad selle kuriteo üles tunnistamast, sest nad teadsid, et on süütud. Kuid kasvava surve ja ülekuulajate halva kohtlemise tõttu polnud neil muud valikut, kui üles tunnistada. Hiljem selgus, et juhtumiga seotud dokumendid ei avaldanud täpselt, mida kolmik oli üles tunnistanud.
kuid hoolimata sellest jäid nende süüdimõistmised jõusse. 3 süüdistatavat allkirjastasid kokkuleppe, mis andis neile vabaduse tingimusel, et nad tunnistavad oma süüd. Nad nõustusid ja vabastati, kuid teavitasid riigi kaitsebürood sellest, et neid sunniti üles tunnistama. Selleks ajaks oli Lasha seaduslikult surnuks kuulutatud, kuid kui ta kuulis, et 4 inimest olid süüdi mõistetud, andis ta endast politseile teada, et on elus ja terve. Ta selgitas, et tol päeval oli tal tõepoolest Alekseiga tüli ning Aleksei ründas teda puuoksaga, mille järel ta kaotas teadvuse. Järgmisel päeval läks ta nagu tavaliselt tööle ning alles 4 kuud hiljem sai ta tuttavalt teada, et Aleksei oli tema tapmise eest arreteeritud. Aleksei vabastati lõpuks ning mitme politseiniku vastu esitatud süüdistuste uurimiseks avustati juurdlust, mille tulemused on teadmata. Rohkemate sensatsiooniliste sündmuste varju jäänud, kuid siiski meedias dokumenteeritud, oli president John F. Kennedy kummaline harjumus hoida ovaalkabineti laual kookospähklikoort. Nii kummaline kui see ka polnud, oli sellega seotud lugu, mis viitab sellele, et Kennedy jaoks oli see vastupidavuse sümbol. See on sellepärast, et kookospähkel päästis tema elu imekombel mitte 1, vaid 2 korda. Oli 1943. aasta 2. augusti varahommik. Vetes liikus Ameerika torpeedokaate number 109. Kusagilt ilmus välja Jaapani hävitaja. See rammis otse Ameerika laeva, lõigates selle pooleks. Kahjustused olid nii tõsised, et teiste torpeedokaatrite meeskonnad arvasid, et meeskond on hukkunud ja lahkusid piirkonnast. Kuid 11-13 meeskonna liikmest olid endiselt elus ja nüüd hulpimas vees, klammerdudes iga võimaliku vrakikillu külge, mis nad leidsid. Järgmisel 5 tundi triivisid nad merel, kuni lõpuks jõudsid Korallsaarele. Ükshaaval vedasid nad end kaldale. Nende seas ilmus noor John F. Kennedy. Ka tema oli paaris olnud, teenides noorem leitnandina. Ta oli üks 11 ellujäänust, kes jõudsid maale. Mõnda aega ujus ta merele, lootuses mööduvat laeva peatada, kuid ükski ei tulnud. Väikesel saarel oli vähe toitu, pakkudes ellujäämiseks vaid kookospähkleid. Pärast üht minekut vette tundis 26-aastane Kennedy end halvasti ja kui ta lõpuks kaldale jõudis, neeras ta alla mõned kookospähklid, mis aitasid tal jõudu taastada. Selleks ajaks oli nad olnud mitu tundi ilma toiduta ning kookospähklid pakkusid hädavajalikku toitu, mis päästis nad lõpuks näljasurmast. Miskond mõistis peagi, et nad peavad liikuma suuremale saarele, kus nad võiksid leida kohalikke elanikke, kes saaksid neid aidata. Järgnevatel päevadel üritasid mehed Ristisaarel mööduvaid laevu märku anda, kuid abi nad ei saanud. Nad elasid ka sellel saarel kookospähklitest, kuni lõpuks saabus abi. 2 Salomoni saarte elanikku sõitsid mööda kanuuga, kui Kennedy ja meeskond karjusid kaldad ja lehvitasid kätega. Kohalikud peatusid ja suunasid oma kanuu randa. Kennedy küsis neilt, kas nad saaksid viia sõnumi Ameerika vägedele, kes olid teisel saarel, ja nad nõustusid. Kennedy haaras kookospähkli koore ja terava eseme ning hakkas selle karvasesse kestasse sisse lõikama. See oli sõnum, millel seisis: Naro, ISL, komandöör, kohalik teab asukohta. Ta oskab juhtida 11 elus, vajame väikest paati, Kennedy. Saare elanikud pidasid oma lubadust ja andsid sõnumi üle leitnant Arthur Evansile, kes oli jälginud Komu saare rannikut. Seejärel saadeti välja väike paat ja meeskond sõudis Komu saarele. Sealt viiks teine PT kaater nad tagasi Rendovale. 20 aastat pärast seda katsumust valiti noorem leitnant Ameerika Ühendriikide presidendiks, mis poleks võib-olla kunagi juhtunud, kui seda sõnumit poleks kirjutatud ühele kõige ebatõenäolisemale esemele, kookospähklile. Juhtum, mis puudutab Zhang Ziyu kadumist Hiina Hubei provintsis 1994 aastat, on aastate jooksul võtnud palju ootamatuid pöördeid ja on viinud tõsise õigusemõistmise eksimuseni. Allikad ei täpsusta kadumise täpset kuupäeva, kuid on teada, et ta kadus ootamatult 1994 aasta alguses. Ta oli abielus 28-aastase mehega nimega Shi Chang-Chenglen, kellel oli määratlemata vaimne häire ning tema elu pöördus peagi halvemuse poole.
Mõne kuu jooksul ei suutnud uurijad Ziu juhtumis mingit edasiminekut saavutada. Keegi ei teatanud tema nägemisest ning ta ei võtnud ühendust oma sõprade ega pereliikmetega. Siis, mõned kuud pärast tema kadumist, võttis politsei tema perega ühendust kohutavate uudistega. Nad avastasid tundmatu naise säilmed veehoidlas paari maja lähedal ning kuna kahtustati, et leitud isik on Zaju, paluti tema perel säilmed tuvastada. Nad tuvastasid kohe surnukeha kui kadunud naise ning ütlesid politseile ka, et nad kahtlustavad Cheng Li'i, väites, et tema vaimse tervise probleemid võisid olla põhjuseks, miks ta naise elu lõpetas. Nad lisasid, et neil oli kahtlus, et tal oli suhe teise naisega ning et ta võis Zaju elu lõpetada, et olla koos selle teise naisega. Kuid Tate perekond astus välja, väites, et leitud naine kuulus nende perekonda, kuid nende palved jäid tähelepanuta ning Cheng Lin nimetati Zaju juhtumi peamiseks kahtlusaluseks. Kuid tema süü tõendamiseks puudusid tõendid, otsustasid uurijad panna ta jälgimise alla ja oodata, kuni ta teed vea. Ta võeti lõpuks vahi alla sama aasta 28. aprillil pärast 6 päevast kinnipidamist. Seejärel esitati talle süüdistus Zaju tapmises, kuigi puudusid konkreetsed tõendid, et just tema oli süüdlane. Fact, et teine perekond oli väitnud, et säilmed kuulusid nende pereliikmele, ei mainitud samuti kunagi ning Cheng Linil ei jäänud muud üle, kui loota oma advokaadi oskustele. Kuid hoolimata nende parimatest pingutustest mõisteti ta süüdi ja 13. oktoobril Hubei provintsi Jinzhou keskastme kohtus määrati talle surmanuhtlus. Kogu selle aja jooksul kinnitas Zhang Len korduvalt tema süütust, kuid kohus ei võtnud tema palveid kuulda. Kuid ta otsustas selle otsuse edasi kaevata. Ja 1995 aasta jaanuaris andis Hubei kõrgem kohus talle uue kohtuprotsessi, öeldes, et tema süü tõendamiseks ei ole piisavalt tõendeid. Tuli läbi viia täiendav uurimine ja uue kohtuprotsessi algust lükati 2 korda edasi. Alles 1998 aasta juunis liikus asi edasi, kuid Cheng Lin mõisteti taas süüdi ja seekord määrati talle 15 aastat vangistust. Ta kaebas otsuse taas edasi, kuid see kaebus lükati tagasi ning ta teadis, et peab veetma pikka aega trellide taga, väites endiselt oma süütust. Siis, 28. märtsil 2005 juhtus mõeldamatu. 11 aastat pärast oma kadumist astus Zaju ootamatult külla, kus paar elas, üllatades oma perekonda. Nüüd oli kindel, et Cheng Lin oli alusetult süüdi mõistetud ja sama aasta 1. aprillil vabastati ta. 1979 aastal otsustas üks Saksa ajakiri korraldada kirjutamisvõistluse. Nad andsid lugejatele juhised kirjutada ja esitada järgmiseks nädalaks oma väljaandele veidraid lugusid. Kanks oli selles, et need ebatavalised lood pidid põhinema päriselulistel sündmustel või asjadel, mis olid nendega isiklikult juhtunud. Ajakiri sai hulgaliselt kirjatöid ja valis neist mõned, mida järgmisel nädalal ajalehes esile tõsta. Nende seas oli loomulikult ka võistluse võitja. Võitjaks osutus mees nimega Walter Kellner Münchenist. Ta kirjutas ajakirjale ja kirjeldas üksikasjalikult kummalist lugu, mis temaga isiklikult juhtus. Ühel kindlal kuupäeval selgitas Walter, et ta lendas oma Cessna 421-ga ja hõljus avatud vee kohal Sardiinia ja Sitsiilia vahel, kui äkitselt tekkis lennukil mootoriga probleem. Kui talle ei õnnestunud viga parandada, väitis Walter, et ta oli sunnitud tegema hädamaandumise. Lennuk laskus sujuvalt allpool olevale merele ja piloot suutis haarata päästeparve, millest ta veetis üsna palju aega. Lõpuks märkasid päästjad teda ja suutsid ta veest välja tõmmata. Walter jäi katsumusest ellu, mis võimaldas tal imelist lugu uuesti jutustada. Artikli avaldamise järel sattus ajakiri aga mõningate juriidiliste probleemide ette. Keegi oli seda artiklit lugenud ja leidis, et see lugu on uskumatult tuttav. Nad olid seda kõike juba varem kuulnud. Lugeja sai aru, et tema Austria sõbraga oli juhtunud täpselt sama asi. Aga miks ta peaks osalema Saksa võistlusel, et seda lugu uuesti jutustada? Kui talle seda küsimust esitati, hakkas sõber, kelle nimi oli samuti Walter Kellner Austriast, uskuma, et siin on tegemist plagiaadiga. Ta kirjutas ajalehele ja ütles neile, et kes iganes selle loo kirjutas, oli selle temalt varastanud, sest temaga juhtus täpselt sama asi. Ajaleht uuris seda väidet, kuid leidis rabava kokkusattumuse. Need 2 Walter Kellnerit olid erinevad inimesed, kuid nende lood olid hämmastavalt sarnased.
Austrias pärit Walter selgitas, et ta lendas oma Cessna 421 ka üle sama piirkonna, koges mootoririkkeid ja oli sunnitud maandumas samasse vette. Ta veetis suure osa ajast kummipaaris päästmist oodates. Ajaleht uuris mõlemat lugu ja mõlemad juhtusid tõepoolest erinevatel kuupäevadel, kuid täpselt samal viisil. Mõlemad olid tõesed ja identsed ning see oli kummaline kokkusattumus. 1954 aasta elas Katarina Dyer oma 20. eluaastate keskel Denveris üürimajas. Tema elust kuni selle ajani pole palju teada, kuid on teada, et selle aasta 26. märtsil ei naasnud ta üürimajja ning alustati kadunud isiku uurimist. Kuid politsei ei leidnud temast ühtegi jälge ning kuna puudusid vihjed selle kohta, mis temast oli saanud, jäi uurimine toppama. Umbes 2 nädalat hiljem, 8. aprillil, võtsid 2 matkalist ühendust politseiga, et teatada, et nad olid Boulderis, Colorado osariigis, kanjonis matkates leidnud midagi häirivat. Kui politsei kohale jõudis, leidsid nad naise säilmed, keda oli ilmselgelt rünnatud ja kanjonisse visatud. Kahjuks ei olnud võimalik teda kohe tuvastada, kuna ta oli kanjonis olnud juba mõnda aega ja metsloomad olid tema keha kahjustanud. Kuid kindlaks tehti, et ta oli umbes 20. eluaastate keskel, blondide juustega ja tal oli kunagi tehtud pimesoole operatsioon. Surnukeha lahkamine näitas, et teda rünnati ja seejärel visati kanjonisse, kus ta suri saadud vigastustesse. Rohkem tõendeid ei leitud ja naise ründajad ei tuvastatud kunagi. Uurijad tegid kõik endast oleneva, et tuvastada naine, võrreldes tema füüsilisi tunnuseid kadunud naiste omadega, kuid see ei andnud tulemusi. Tema DNA ja hambajärjed säilitati lootuses, et need aitavad ühel päeval tema isikut tuvastada. Ja samal ajal tuvastati 2 naist, kellel olid sarnased füüsilised tunnused ning neid peeti Jane Doe võimalikeks vastajateks. Esimene oli Twyla Embry, kes kadus Nebraskast pärast tulist vaibust oma vanematega. Tema kadumisest teatati alles aasta hiljem ning hiljem arvati, et ta põgenes Los Angelesse, et pääseda oma vägivaldse isa eest. Teen as Catherine Ferrand Dyer. Selges, et ta elas üürimajas, kui ta oli lahutamas, kuna tema abikaasa sai teada tema suhtest teise mehega, kellest oli rasedaks jäänud. Tema tollane abikaasa viskas ta kohe nende majast välja, jättes ta vaesusesse, kuna mees, kellega tal oli suhe, oli abielus. Ta keeldus Catherine'i ja tema lapse eest hoolitsemast ning need sündmused mõjusid tõsiselt tema vaimsele seisundile. Kui ta ei naasnud üürimajja, arvati, et ta otsustas oma eluga edasi minna, kuid politsei jätkas tema otsimist tulemusteta. Ühel hetkel nimetati tema abikaasa tema kadumise kahtlusaluseks, kuid lõpuks sai selgeks, et tal polnud aimugi, mis temast saanud oli. Uurijad usuvad, et Catherine oli see naine, kes tol päeval kanjonist leiti ja arvasid, et ta võidi röövida, kui ta hääletas läänerannikule. Siis 2009. aastal, kui hooldajad Austraalias Queenslandis hoolitsesid 84-aastase naise nimega Barbara eest ja pakkisid tema asju, kuna ta pidi mujale kolima, leidsid nad vana aadressiraamatu, mis kuulus Catherine'ile. Nad otsisid seda nime internetist ja oma üllatuseks said teada, et Barbara oli Catherine, kes oli selleks ajaks olnud kadunud juba 55 aastat. Ta oli uuesti abielunud, leidnud uusi sõpru ja edukalt alustanud uut elu Austraalias. Ameerika kodusõja ajal tõusis üks silmapaistev isik läbi auastmete ja sai konföderatsiooni sõjaliseks juhiks. John Brown Gordon polnud oma elu esimese 29 aasta jooksul eriti midagi saavutanud. Ta õppis Georgia ülikoolis, kuid ei lõpetanud seda. Ta loobus ka oma advokaadipraktikast, et arendada kivisöe kaevandusi loode nurgas. Gordonil puudus sõjaline haridus ja kogemus, kuid kui ta valiti mägironijate rühma kapteniks, tulid tema võimed ilmsiks. Ta tõusis auastmetes kaptenist brigaadikindraliks, siis kindralmajoriks ja seejärel kindralleitnandiks. Gordon viibis paljudel kodusõja lahingutel ja sai hiljem kangelaseks. Selgus, et see sõjaväejuht polnudki nii vähe saavutanud, kui arvati. Lisaks sellele, et Gordon oli edukas juht, oli tal veel üks saavutus, mida oma nimekirja lisada. Tal oli justkui 9 elu. Just see kodusõja-aegne tegelane jäi ellu mitmest surmalähedasest olukorrast, millest üks juhtus vaid puhta juhuse tõttu. Ühel vajunud taluteel Marylandis lamas ta maas, kuigi vaid hetkel varem seisis ta sirgelt, uhkelt ja kasutas oma kõlavat häält, et innustada Alabama 6. jalaväerügementi.
Ta seisis seal ja hüüdis sõduritele, olles saanud hulkuvatest kuulidest haavata 2 jäsemesse. Veri voolas 2 august tema paremas jalas ning veelgi rohkem voolas mööda tema vasakut kätt ja õlga alla. Siis äkitselt tabas veel üks kuul otse Gordoni nägu. Arvates, et nüüd ongi kõik ja tema elu on läbi, kukkus ta maha nägu ees mulda. Kui ta seal laamas ja ootas oma viimast hingetõmmet, avastas juht, et ta ei hinganudki seda viimast hingetõmmet. Selgus, et tema haav ei olnud surmav ja oli mööda läinud nii ajust kui ka suurematest veresoontest. Surmavaks oleks aga olnud see, kui ta oleks oma enda verre uppunud. Gordon oli kokku varisenud oma enda mütsi peale ja see täitus nüüd punase vedelikuga või vähemalt oleks pidanud. Sõjaväeametnik suutis end ümber pöörata, kühides ja lämbudes, kuid jäi ellu. Hiljem viidi ta lahinguväljalt minema, müts kaasas ja teda ravis meedik. Gordon avastas oma mütsist väikese augu, mis oli tekkinud varem samal päeval tulevahetuse käigus. Just see sama auk toimis kui äravool, päästes lõpuks tema elu. Gordon paranes täielikult kliigist haabadest, mille ta sai Marylandi lahingus ja elas, et seda lugu rääkida. 1970 aasta teenis Mateo Sabad, Vietnami armee seersant ja transpordispetsialist Saigonis 507. transpordigrupis. Ta oli olnud Saigonis juba mõnda aega ja selle aasta veebruaris saabus aeg tal edasi liikuda. Talle anti käsk reisida Põhja-Carolinas asuvasse Fort Braggi ja pärast kohale jõudmist oma ülemustele ette kanda. Aga siis juhtus midagi seletamatut. Mateo ei ilmunud kunagi kohale, kuid tema puudumine jäi märkamata, sest tema ülemustele Fort Braggis polnud tema saabumisest kunagi teada antud. On teada, et ta viidi Vietnamist välja USA õhujõudude lennuga, kuid pole teada, mis lennuga täpselt. Katsed tema jälgi üles leida on olnud edutud ning armee uurijad on tema äkilise kadumise suhtes endiselt nõutud. Hiljem tuli päevavalgele, et mingil teadmata põhjusel otsustasid õhujõud hävitada paljud oma lennumanifestid ning Mateo lend oli kahtlemata nende hulgas. Seetõttu polnud isegi täpselt teada, millal ta riigist lahkus. Tema vend Kenneth muutus murelikuks, kui ta polnud Maitseont kaua aega midagi kuulnud ja 1973 aastal otsustas ta võtta ühendust armeega. Ta kirjutas kirja, milles väljendas muret oma venna heaolu pärast ja alles siis sai sõjavägi aru, et nad olid ühe oma sõduri kaotanud. Ta tembeldati kohe desertööriks, kuigi selle teooria kohta puudusid tõendid. Aga järgmise 6 aasta jooksul ei suudetud temast ühtegi jälge leida. Kenneth kirjutas tollasele presidendile Jimmy Carterile 1979 aastal öeldes, et Mateo ei lahkuks kunagi omavoliliselt väeosast. Ja pärast koosolekut otsustati, et ta pidi olema surnud ning deserteerumise teooriast loobuti. See otsus tehti pärast seda, kui Mateo perekonda ja sõpru küsitleti ning selgus, et tal oli 24-aastane auväärne teenistusajalugu ning ta ei olnud inimene, kes oleks oma kohustustest kõrvale hoidnud. Mateo nimi lisati Vietnami mälestusmärgile, kuid tema nime juurde pandi väike rist, mis näitas, et ta oli kadunud, mitte surnud. Kenneth keeldus loobumast lootusest oma venda leida ning kirjutas mitmesse riiki, sealhulgas Kambodžasse, Vietnamisse ja Laosse. Aga ükskõik kellega ta ka ei rääkinud, ei olnud ta Mateo saatuse teada saamisele lähemale jõudnud. 26 aastat jäi tema saatus saladuseks, kuni 1996 aastal õnnestus ta lõpuks üles leida. Selleks ajaks oli ta 73-aastane, kuid suutis siiski selgituse anda. Ta väitis, et lahkus Vietnamist õhujõudude lennukiga, kuid kui ta jõudis Californiasse, hakkas ta elama koos naisega nimega Juanita Collins ja tema perega. Ta aitas hoolitseda tema ema ja venna eest, kes mõlemad olid väga haiged ning peagi muutis ta oma nime Robert Fernandesiks. Seejärel kolis ta Rossville'i, Georgiasse, kus ta hoolitses Juanita eest, kes oli samuti haigeks jäänud. 1996 aastal läks ta Chattanooga sotsiaalkindlustusametisse, et taotleda toetusi, kuid ta pidi kasutama oma päris nime. Ja lõpuks sai Kenneth teate, et tema vend on elus. 1940-ndate alguses sünnitas noor naine Ottawast, Kanadast 2 poega. Põhjustel, mis pole täielikult teada, anti mõlemad poisid lasteabiseltsi hoolde, kus nad pandi lapsendamisnimekirja. Kui poisid olid veel noored, adopteeriti üks neist ja talle anti nimi Ron Cole. Ta jäi Ottawasse Cole'i perekonna juurde suurema osa oma lapsepõlvest.
Kui Ron sai nooreks täiskasvanuks, otsustas ta siiski oma kodulinnast lahkuda. Ta kaotas kontakti paljude oma lapsepõlvesõpradega ja temast sai põllumees. Vähemalt 2 aastakümmet hiljem sai uudishimu mehe nüüdseks 40-ndates jaoks nii suureks, et ta hakkas otsima oma sünniperekonda. Ta hakkas otsima oma bioloogilist ema, kuid avastas, et ema ei ole enam elus. Sellest hoolimata sai ta peagi teada, et tal on nii vend kui ka õde ning nende otsingud jätkusid järgmised 25 aastat. Oma otsingute käigus võttis Ron ühendust vabatahtlike rühmaga nimega Parent Finders Ottawa. Aastaid keskendus organisatsioon sellele juhtumile, uurides dokumente, pabereid ja DNA'd, et leida kadunud õed-vennad. Alles 2013 aastal osutus see ettevõtmine lõpuks väärtuslikuks. Sel aastal tuvastas organisatsioon ühe õdedest vendadest, Ronnie venna. Pärast Duncani kontaktandmete saamist sai ta teada, et tema bioloogiline vend elas Guernsey, Inglise Kanaris. Nimi Duncan Cumming kõlas Ronniele nii tuttavalt, et ta lihtsalt pidi temaga kohtuma ja keegi poleks osanud aimata, mis edasi juhtus. See nimi oli talle tuttav, sest Duncan Cumming oli olnud Ron Coley lapsepõlvesõber. Need käisid koos algkoolis ja olid sõbrad ka Muchmore Public Schoolis. Mustvalge pilt 2 poisist, kellest üks hoidis rannapalli ja teine kandis pesapallimütsi Ottawa rannas, oli selle sõpruse tunnistuseks. See, kes hoidis palli, oli Ron, teine oli Duncan. Nad olid head sõbrad kuni 13. eluaastani, mil Ron kolis Saskatchewani ja Duncan kolis Guernsey'le. Kumbki neist poistest ei teadnud seda siis, kui nad polnud lihtsalt sõbrad, vaid vennad, kes hoolimata sünnist lahus olemisest suutsid siiski koos üles kasvada kummalise juhusliku pöörde tõttu. Tuntud popstar Duffy, kelle päris nimi on Amy Ann Duffy, andis 2008. aastal välja oma debüütalbumi nimega Rock Fairy ja see võeti väga hästi vastu. Seda müüdi üle maailma 9 miljonit eksemplari ning ajaks, kui tema teine album Endlessly oli valmis ilmumiseks, oli temast saanud tõeline staar. Kuid fännid märkasid nende 2 albumi ilmumise vahelistel aastatel midagi kummalist. Mõnda aega pärast Rock Fairy ilmumist näis, et ta muutus justkui erakuks, sest teda ei nähtud avalikkuses ning inimesed hakkasid spekuleerima, et ta tegeleb isiklike probleemidega. See arvamus oli mõistetav, sest tema mänedžeri sõnul oli Duffy tema edutase ülekoormanud. Ta kasvas üles väikeses Walesi külas ja sai äkitselt ülemaailmseks popstaariks. Aga tegelikkus sellest, mis temaga juhtus, oli palju hirmutavam. Ja postituses, mille ta oma veebilehel avaldas, selgitas Duffy, miks ta nii kaua eemal oli. Kuigi ta ei öelnud, millal tema katsumus alguses sai, avaldas Duffy siiski, et see algas tema sünnipäeval, vahetund pärast debüütalbumi ilmumist. Sel päeval sõi ta restoranis õhtust ja seal olles pani keegi tema joogi sisse ebaseaduslikku ainet. Seejärel rööviti ta ja hoiti terve kuu jooksul uimastatuna. Ja kui ta lõpuks selgusele jõudis, sai ta aru, et viibib võõras riigis. Esimene asi, mida ta mäletab, on teadvusele tulemine auto tagaistmel. Seejärel viis tema röövija ta hotelli, kuhu ta sageli tagasi tuli, et teda rünnata. Ta kartis oma elu pärast ja tal polnud muud valikut, kui järgida mehe käske. Näiteks tohtis ta kõndida ainult tema järel. Ühel hetkel mõtles ta hotellitoast põgenemisele, kui mees magas, kuid tal polnud raha, et järgmisse linna jõuda ja ta kartis, et kui ta kinni püütakse, lõpetab mees tema elu. Siis seletamatul kombel ütles mees talle ühel päeval, et nad lendavad koju. Nad läksid lennukile ja reisisid tagasi Walesi, pärast mida röövija viis Duffyt tema koju. Kuid nad sinna jõudsid, hoidis ta Duffyt veel kuu aega uimastatuna, ähvardades mitmel korral tema elu lõpetada. Mees lahkus lõpuks ja laudja usaldas naispolitseinikule pärast seda, kui üks tema sõpradest leidis ta kodust segaduses ja uimasena ning pärast seda, kui keegi tema lähedastest ähvardas tema läbielamised väljapressimiskeemi käigus avalikustada. Kuigi ta on keeldunud avaldamast oma röövija nime ja riiki, kus teda kinni hoiti, on ta selle info politseile edastanud, kuid midagi sellest pole avalikustatud, tõenäoliselt seetõttu, et uurimine veel käib. Carl Jung oli Šveitsi psühholoog ja psühhiaater ning analüütilise psühholoogia rajaja. Ta töötas välja introvertsete ja ekstravertsete isiksuste arhetüüpide kontseptsioonid ning uuris ka kollektiivset alateadvust.
Tema töö viis ta lõpuks uskomatult kokkusattumuste fenomenini, mille õpetajaks ta sai. Ta rääkis sisemistest ja välistest maailmadest, alateadvusest ning põhjuslikust seosest. Just need ideed ja õpetused kulmineerusid ühel päeval täiuslikuks näiteks sellest, mida Jung mõtles sünkroonsuse all. Tähendusrikas kokkusattumus kahe või enama sündmuse vahel, kus mängus on midagi enamat kui lihtsalt juhuslik tõenäosus. Töötades psühholoogina ravis Jung noort naist, keda kirjeldati kui väga haritud ja tõsist. Ühel päeval astus ta Jungi kabinetti, kus arst märkas, et tema soov psühholoogiliseks muutuseks puudus täielikult. Jung mõistis, et ainus viis teda aidata oleks see, kui ilmuks midagi ootamatut ja irratsionaalset, mis võimaldaks tal tema ratsionalistlikust kestast läbi murda või seda vähemalt pehmendada. Kui ta toolil istus, hakkas noor naine psühholoogile rääkima kummalisest unenäost, mida ta eelmisel ööl nägi. Ta selgitas, et unes kingiti talle üks ehe. See oli kuldse skarabeose kujuline, väärtuslik ehe. Jung oli selle sümboliga tuttav, mida siin kujutati. Mardikas oli Egiptuse sümbol, mille puhul ta uskus, et see seostub mitte ainult millegi lõpuga, vaid ka muutumisega. Kui ta kuulas, kõndis psühholoog mööda tuba ringi, otsides oma ootamatut ja irratsionaalset asja. Lõpuks vajus ta tagasi oma toolile ja kuulas oma patsiendi loo jätku. Just siis köitis tema tähelepanu kummaline koputav heli. See tuli tema selja tagant. Kui ta pöördus, nägi Jung akna vastu tiibu nehvitavat putukat. Ta läks akna juurde ja avas selle, lastes olendil sisse lennata, et ta saaks selle kinni püüda. Kui ta avas oma pihku surutud käe, piilus tema patsient sisse ja sees oli skarabeus. Kuigi Mardikas oli teist värvi kui see, mida naine oli näinud, oli see kõige lähedasem analoog noore naise loole. Unesümbol ei vastanud mitte ainult sellele muutusele, mida Jung oma patsiendile soovis, vaid see avaldus ka füüsiliselt. Sisemaailm sai välismaailmaks. Lisaks sai psühholoog selle, mida ta lootis, midagi ootamatut ja irratsionaalset. Rossi mardikaad olid selle sündmuse toimumise ajal tavalised. Kuid ebatavaline oli see, et ruum, kus Jung ja tema patsient viibisid, oli pime. Hämaralt valgustatud ruumi sisenemist peeti selle liigi jaoks ebatüüpiliseks. See oli justkui sinna saabunud kindla eesmärgiga. Veelgi kõnekam kokkulangevus oli see, et see sündmus juhtus just selle inimesega, kes mõistet ja selle tähendust välja töötas. Mardikat nähes oli patsient hämmastunud ja kuulas nüüd oma arsti, kes tundus talle pärast seda, kui ta oli talle skarabeuse näidanud, lausa võlurina. Tema kaitsebarjäärid langesid ja see võimaldas Changil leida toetava näite oma arhetüübi ja unus munduse kontseptsioonide jaoks, et seda kõike seletada. Meie minevikku kujundasid paljud mõjukad tegelased. Mõned neist olid kangelased, teised aga reeturlikud, heites maailma pimedusse. Kuskil nende kahe nimetuse vahel asub kindral, keiser ja türann, 18. sajandi Prantsuse revolutsiooni domineeriv ajalooline tegelane, Napoleon Bonaparte. Pärast sellel perioodil esile tõusmist nimetati ta Prantsusmaa keisriks, ametisse, mida ta pidas aastatel 1804, 1814 ja seejärel uuesti 1815 aastal. Suur osa Napoleoni ajaloost on seotud Napoleoni sõdadega, mis algasid 1803 aastal ja lõppesid 1815 aastal tema surmaga. Kuid see ajalooline tegelane polnud tuntud ainult sõdade ja lahingute poolest. Oma valitsemisajal tehti kindrali vastu kuskil 20–30 atentaadikatset. See hõlmas endas röövimiskatseid, rünnakuid tema tõllale ja isegi mürgitatud tubakadoosi. Kõige kuulsam ebaõnnestunud katse oli aga selline, mis nurjus puhtalt juhuse tõttu. Vandeneuil leidis aset 1800 aastal, enne kui Napoleon oli jõudnud kõrgetele ametikohtadele. Vandeneuil, hoolimata sellest, et see oli põhjalikult planeeritud ja näis eksimatu, nurjus millegi nii lihtsa tõttu nagu riiete vahetus ja purjus kutsar. See algas selle aasta 24. detsembril, kui vandeneulased kogunesid, et oma plaanid lõplikult paika panna. 3 meest panid kokku lõhkeseadeldise, mida tunti kui põrgumasin, paigutasid selle veini vankrisse ja peitsid selle marsruudile, mida mööda Napoleoni tõld Pariisi ooperisse sõitis. Et plahvatuse hetk täpselt ajastada, kaasasid nad appi noore tüdruku. Nad käskisid tal vankrit valvata ja kui ta näeb ratsakaardi väge, pidi ta hobusest kinni haarama.
Vandenõulased ootasid, et Napoleoni tõld saabub pärast nimetatud kaardiväge, mis oleks olnud märguandeks, et püssirohi tuleb süüdata. Aga selle päeva alguses põhjustas kindrali naine Josephine viivituse, kui ta proovis uut rätikut sättida. Kui kutsar ootas reisijaid, võttis Napoleoni juht väidetavalt paar lonksu alkohoolset jooki. Lõpuks olid nad valmis. Napoleon astus oma tõlda ja Josephine järgnes talle. Kuna nad olid nüüd ajakavast maas, hakkas Napoleoni kutsar tempot tõstma ning hakkas siis kõikjal vingerdama ja sõitma siksakit, kui need varasemad paar lonksu lõpuks talle mõjuma hakkasid. Ta möödus ratsaväest ja lähenes nüüd peidetud lõhkeseadendisele. Aga tõld tuli liiga kiiresti ja noor tüdruk andis märguande liiga hilja. Üks meestest süütas püssirohu ja plahvatus kajas üle kogu piirkonna, kuid Napoleoni hukkunute seas polnud. Ta oli vankrist möödunud vaid hetked enne, kui plahvatus vallandati. Plahvatus purustas vaid tema sõiduki aknad. Josephine jäi samuti vigastamata. Ta jõudis plahvatuse raadiusesse vaid hetked pärast Napoleoni, ratsavägi tema järel. Kui kindral ja tema saakjaskond jätkasid teekonda ooperisse vigastusteta, siis pealtvaatajate kohta ei saa sama öelda. Vähemalt tosin läheduses viibinud hukkus, nende seas noor Mary Ann ja hobune, kes seisis vankri kõrval. Röövimisjuhtumi uurimine peab olema väga pingeline kogemus, sest mitte ainult röövitud inimene, vaid ka tema perekond loodab võimudele, et oma lähedased elusalt tagasi saada. Aga isegi kui juhtum lõpeb sellega, et röövitud inimene päästetakse, peab ta ikkagi toime tulema traumaga, mille röövijad talle põhjustasid. Ja mõnel juhul ei suuda nad kunagi täielikult taastuda. Nguyen T. Van, kes on pärit Hanoist, Vietnamist, ei unusta kunagi seda, mis temaga juhtus pärast seda, kui tema ja 2 tema sõpra rööviti 1992 aastal. 21 aastat ei teadnud tema perekond, mis temast oli saanud, kuid siis ühel päeval tuli ta tagasi. Enne röövimist veetis Van suurema osa ajast sõprade seltsis, kuna ta oli väga populaarne ja tema õpingud olid hakanud kannatama. See ei meeldinud tema vanematele ja ühel ööl 1992 aastal otsustas tema ema teha midagi, mida ta kahetses üle 2 aastakümne. Sel ööl oli Van koos sõpradega väljas käinud ja jäi oma koju tuleku ajast hiljaks, kuid see polnud esimene kord. Ta jõudis pere koju alles pärast südaööd ja et talle õppetund anda, keeldus tema ema talle ust avamast. Pani polnud muud valikut, kui leida ööks kusagil mujal peavarju ning lõpuks läks ta karaokebaari, kus tema sõbrad veel aega veetsid. Seal lähenes talle naine nimega Tan, keda ta polnud kunagi varem näinud ja nad hakkasid omavahel rääkima. Ta veenis Vani ja tema sõpru endaga kaasa tulema teise karaokebaari Lang Sonis. Ja kui nad sinna jõudsid, hakkas seltskond laulma ja jooma. See oli viimane asi, mida Van ja tema sõbrannad mäletasid. Järgmisel hommikul avastasid nad õudusega, et nad ei olnud enam Vietnamis. Nad olid vastu oma tahtmist Hiinasse viidud ja nende üllatuseks oli ka Tan kohal. Kuid peagi sai selgeks, et ta töötas koos röövijatega ning ta ütles Vanile ja tema sõpradele, et nad abielluvad 70–80 aastaste Hiina meestega. Kui Van keeldus, rünnati teda ja lõpuks polnud neil muud valikut kui nõustuda. Van abiellus hirmust 40-aastase mehega ja aasta hiljem jäi ta rasedaks. Alguses polnud ta aimugi, kus ta on, sest ta toodi mehe majja kinni seotud silmadega, kuid aja jooksul suutis ta aru saada, et ta viibib Guangdongi provintsis. Ta üritas 3 korda põgeneda, kuid iga kord tabati ta ja teda peksti rängalt. Aga tal õnnestus sõbruneda Vietnami veokijuhiga, kes töötas lähedal asuval farmil ja pärast tema loo kuulmist otsustas mees teda aidata. Tema ja 14 veokijuhti suutsid Vani majast välja smugeldada ja panna ta ühte veoautosse, mis vedas sigu. Kui nad olid majast umbes 40 miili kaugusel, aitas ta Vani veokist välja ja kutsus talle takso. Tema ja teised veokijuhid jäid Vani juurde, ülejäänud 4 olid talle ihukaitsjateks. Lõpuks jätkasid Van ja veokijuht kahekesi, kerjates toitu ja raha, et umbes 3 kuud hakkama saada. Siis ühel päeval halastas üks taksojuht nende peale ja viis Vani ja tema kaaslase tasuta üle piiri. Nüüdseks oli möödunud 21 aastat sellest, kui Van kadus ja hämmastaval kombel kohtus ta Hanois naastes oma onuga. Selleks ajaks oli Van kuulutatud seaduslikult surnuks ning tema perekond oli üliõnnelik, kui sai teada, et ta on elus.
aitäh teile kõigile vaatamast! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja näeme järgmises videos.